värav kahega käib kaasas erakordselt mitu hästi olulist tarkust ja tegelikult sellise hästi arhetüüpse heksagrammina või siis human designi võtmes väravana. Tegelikult see energia puudutab meid kõiki, sõltumata isiklikest aktivatsioonidest, lihtsalt isikliku aktivatsiooniga on tal selline hoopis teine veel lisavarjund juures. Ta mängib su elus hoopis teistsugust rolli, aga seesama loovseisund, et tegelikult ja sellest on nii palju räägitud, et kuidas sellise patriarhaalse maailmakorra tekkega on nagu väga paljud asjad ära vahetatud ja muuhulgas on meile räägitud ka seda lugu, et selleks, et midagi saada või kuidagi ennast tunda või olla, on vaja enne midagi ära teha. Ehk siis, et yang eelneb jinnile. Yen-printsiip on siis selline hästi lõõgastuv ja see on nagu rohkem olemine ja vastuvõtmine ja kohal olev loomine. Ja yang on siis ikkagi see, et siht, eesmärk, läksin, tegin. Yang on alati pingutus. Ja see on nagu hästi huvitav, kuidas meile kollektiivsel tasandil on nagu maast madalast on selgeks tehtud, et kui sa midagi tahad, sa pead selle nimel midagi tegema. Ja et sa ei saa ega ei tohi midagi tunda ega kogeda enne, kui sa oled midagi teinud. Et tegu eelneb seisundile ja tundele ja kogemusele. Kui sa tahad olla õnnelik, siis sa mitte ei tohi praegu olla õnnelik, vaid sa pead täitma mingisugused kriteeriumid, sa pead midagi tegema selleks, et siis kogeda õnne. Ja ma ei tea, kui hästi see sinu elus toiminud on, aga üldjoontes see kuidagi sellisel päriselt sageduslikul tasandil kipub toimima kehvasti. Ehk siis, kui sa tegutsed puudusest ja tegutsed hoopis teisest seisundist, siis kipub juhtuma niimoodi, et kõik need teod, mis sellest seisundist sünnivad, viivad ikkagi samalaadse tulemini. Et värav kahe tegelikult selline sügavam tarkus ongi see, et õiged teod, õiged võimalused me tõmbame ligi õiges seisundis. Ja siis on ülioluline ka see, et millisest seisundist see tegu sünnib.